Andero, ma nägin sinu sotsiaalmeedias ühte väga toredat videot, kus mulle jäi kõlama selline lause, et nooremana sa tahtsid krossis kuskile jõuda ja jõuda maailma tippu. Kas sa enda jaoks oled saanud selle eesmärgi täita? Ei ole. Eks kuhugi maale jõudsime, aga ma arvan, et siht oli ikka vähe kõrgem. Aga ma arvan, et ikkagi on hästi ja on okei, et Euroopa hakate tasemele jõudsime ja nii on hästi. Ma arvan ka, et on hästi, aga mis võib-olla sinu silmis siis puudu on jäänud? Puudu jäänud, eks kui nüüd tagasi nagu mõelda võib-olla noorema ea peale, et eks see otsustades on kõik kinni, et kui sa ikka tahad kuhugi tippu rühkida, siis sa pead neid rasked otsused tegema, et ma ei tea, kooli pooleli jätma ja kolima ära, et mina võib-olla mõtlesin natuke teistmoodi, et tahan haridust ja elu ka nii-öelda elada, et see oli minu otsus. Ja seda sa ka tänaseks päevaks oled teinud, kui me eelmine hooaja algus sinuga rääkisime, siis sa ütlesid, et ei ole just kõige lihtsam, et sa käid täiskohaga tööl ja siis teed veel ka krossi heal tasemel, et kuidas võib-olla see hooaeg on, kuidas on ettevalmistused sujunud? No see ettevalmistus natuke teistmoodi läinud, et veebruari keskel sündis mulle perre teine laps, et sellepärast kuhugi laagrisse ei läinud, aga pole hullu, et Eestis on saanud trenni teha, füüsilist ikka teha ja hallis sõita ja nüüd on veel natuke aega, et loodetavasti päike toob kohe välja ja saab väljas ka kihutada korralikult juba. Igal juhul palju õnne veel kord. Ma tahtsingi küsida, et jah, tavaliselt sa oled maininud ka, et sa käid suusamaratonil ja adrenaliinarennal sõitmas, aga ma saan aru, et sa oled ka varasematel aastatel siis kuskil ikkagi välismaal käinud laagris. Ja tavaliselt ongi nii olnud, et maraton lõpeb ja järgmine päev hommik lähme laagrisse juba, aga see aasta täpselt laps sündiski maratoni ajal, et maratoni ära ja laagrisse ka ei läinud, et natuke teistmoodi, aga ma arvan, pole hullu, et hooaeg on pikk ja veidi on veel tähtsate võistlusteni aega, et küll saame kõik korda. Tegelikult eelmise hooaja alguses sa näitasid, et see, et käia täiskohaga tööl, et ega sa ikka kiiruse poolest teistele alla ei jää, et ikkagi Karksi-Nuia etapilt võtta MX1 klassis teine koht, see on kõva sõna ja see teine sõit, mille sa tegid, et millised tingimused sinu jaoks peavad olema täidetud, et sul lihtsalt tuleb see power kuskilt? No, mina olen ka siuke sportlane, et pean saama korralikult trenni teha, siis tekib juba endal siuke mentaalselt nagu hea tunne, et sa oled nagu valmis ja tugev, et ma ei tea, võib-olla need trennid ei mõjutagi nii palju, mõned trennid, aga alati peab saama kõik trennid tehtud, siis on nagu kõik õige, et saab minna ja tunned ennast hästi nii-öelda, et kui on mingid jamad või trennid on vahelt ära jäänud, et siis alati siuke veits ebakindlam nii-öelda. Kas Karksi-Nuias oli pigem hea ettevalmistus või lihtsalt, et sulle see rada väga sobib? Karksi-Nuia oli tegelikult päris üldse äge, et see oli Eestikates esimene etapp, et siuke alati on, algul on eriti vinge, et kõik on terved ja vinge andmine käib. Aga seal oligi kuidagi, mul oli käed läks täis kogu aeg hooaja algul ja see esimene sõit oligi siuke nii ja naa, et sõitsid seal oma sõitu, aga teine sõit oli juba käed head ja ma ei tea, kuidagi tuli, et nagu ikka tavaliselt nende heade sõitudega, et ise ei saa nagu midagi aru, et midagi erilist ei tee, aga kuidagi tulemused tulevad, et aga ei, Karksi-Nuia oli tegelikult väga lahe, jah. See andis ikka kõva power nii-öelda, et jama, et see hooaeg muidugi väga lühikeseks jäi peale nuiata, aga mis sa teed, et aga noh, kariks on kapi peal ja kõik okei. Sellest on tõesti kahju, aga siis on nüüd sellel hooajal võimalus parandada. Millist Eesti meistrivõistluste etappi sa kõige rohkem sellel hooajal ootad ja miks? Ma arvan, et Kiviõli on lahe, sellepärast, et see on nagu jälle nagu värske tulemine, jälle uus rada, et kõva kihutamine, tegelikult on äge. Ja no ikka Karksi-Nuia, ma ei tea, mulle istub see rada ja kuidagi head mälestused on sealt kogu nende aastatega ja Nuia on ka lahe mul. Millist eesmärgid sa oled võtnud endale selleks hooajaks? See hooaeg. Tahaks ikka jälle nii-öelda sinna poodiumi poole vaadata, et eks need poodiumid on eesmärgid. See aasta on lahe line-up meil muidugi, sõiteid on palju, kiireid poisse on palju, et väga-väga äge, et see on super tegelikult meie nii-öelda
spordil, et on kõvad mehed kõik joone peal, et see on ainult väga positiivne ja kui sealt õnnestub nagu poisse nii-öelda natuke loputada ka vahepeal, siis on nagu väga okei. Ja ma näen ka, et endiselt Mehkaga koostöö jätkub ja endiselt sõidad Kas-Kassiga. Mis sulle võib-olla kõige rohkem meeldib selle mootorratta puhul? Tšikkel on hea, ma ei tea, kõik toimib, Tšikkel hea. Võib-olla just see koostöö pool on nagu kõige parem, et see on 4,5 tšiklid on kõik on head, et siin ei olegi midagi nagu ei oskagi välja tuua, aga just see Mehka-poolne koostöö ja niisugune nemad on abivalmid ja koos viime suuri asju ellu niimoodi, et see on hea. Mis sa arvad, kes saab olema sellel hooajal suurim konkurent? Suurim konkurent, ma arvan, et neid on nii palju praegu, et kui siin paberi peal lahti tõmmata, et ma ei tea, kõik poisid, ma arvan, et kui kõik püsiks terved, hooaja lõpuni oleks üliäge, et see Eestikad tulevad, ma arvan, sellest väga ägedad ja väga tihedad ja kui juba eelmine aasta oli, kui ma õieti mäletan, seal hooaja alguses oli 4 sõitu ja 4 erinevat võitjat, et see on juba äge minu. See on tõesti väga äge, igal juhul me soovime palju edu sulle algavaks hooajaks. Suur tänu teile!